Järgmine ülesanne. Kujutage koordinaathelestikus antud vektor ja selle vastandvektor. Siin alguspunkt on antud. Proovime joonistada kõigepealt vektor ST -5, võtame punkt -3 on siin. Ja siit me alustame joonistada vektori 10 -6. Ehk võtame 10 sammu paremale ja 6 sammu alla. See on vektor ST. Ja vastandvektor on koordinaatidega see on vektor siis TS ja tema koordinaatid on -10 ja 6. Siin oli vaja kujutage koordinaatidega antud vektor ja selle vastandvektor ja siis äkki vastandvektor peab olema punktist -5, -3. Aga see on päris keeruline mul siin joonistada, sest et mul ei mahu. Kui ma alustan siin praegu seda TS-i joonistamist, siis ta läheb, mul on vaja siia poole minna, siia poole. Ma joonistan seda vektorit siis kuskil mujal. Näiteks... +5 +3. No tegelikult alguspunkt, see on minu vaba valik, ja? Ma võin valida ükskõik millist. Ja, minu 5-3 sobib väga hästi, see on alguspunkt. Siis 10 ruutu ma liigun vasakule, kuna TS x-koordinaat on -10 ja 6 ülesse. Vastandvektor on, nojah, siin on siis T, on S, noh, ei ole ilus ja joonisel niimoodi, et 2 korda see T-punkt. Vastandvektor on sama pikkusega, sama sihiga, aga vastand suunaga lihtsalt. Proovime teine teha, no siin on ka päris suured numbrid. 7 - 11. Alguspunkt. Mul ka ei mahu siia. Teeme 3. punkt. Vektor I koordinaatidega 1, 1 ja tema vastandvektor peab olema joonistatud koordinaatide alguspunktist. Vektori I vastandvektor on -I ehk -1, -1. Ja kui ma joonistan koordinaatide alguspunktist seda vektori -1, -1 on siin, see on väike selline. Vektor. Kas vektor, 4. punkt, kui vaadata, vektor ST, 2 ST on võimalik joonistada siin? Koordinaathelestikus või see ei mahu, mis te arvate? See on siis 4. punkt, 2 ST, vektori koordinaatid on 20 ja -12. Kui me alustame, 20 näitab meile, et me peame alguspunktist liikuma paremale poole, ehk kui me võtame see alguspunkt ja pärast alla, et kui me vasakul üleval võtame, kuskil siin näiteks, ei, siin isegi ei ole siin, siis me liigume 1, 2, 3, 20 paremale ja -12 alla. Täitsa normaalne vektor. 2 ST vektor on siin. Ja 5. punkt, -3i on siis koordinaatidega -3, -3.
No ma alustan näiteks siin. -3 täitsa siin. See on -3i. Otpille. Me liigume edasi. Nüüd järgmised tehed. Siin oli ainult korrutamine. Nüüd arvuga korrutamine. Nüüd on liitmine, lahutamine ja korrutamine korraga. See on päris pikk ülesanne, kuna siin on antud punktid ja et meil on siin ülesandes juba vektorid, ehk me peame kõigepealt, kui me teeme kõigepealt esimene punkt, me peame kõigepealt koostama vektorid AB, DC ja CA, kui meil on antud punktid. Vektor AB. Lõpp-punktist lahutame alguspunkt. 3 miinus 1, jälgime lihtsalt tähelepanelikult kõik numbrid. Ja siis 5 miinus 2. AB on siis 2 ja 3. DC 4 miinus miinus 3. Miinus 5. Miinus miinus 6. 7 ja 1. On DC. CA. CA. Ma valesti DC ju leidsin. Ma leidsin CD. Ma D-st lahutasin C. Ehk DC peab olema vastupidi märkidega. Olete nõus? Sest et mina leidsin CD, ja. Siis on siin, ma natukene siin panen see vastupidi olema, aga vastus on meil õige praegu, kuna ma vahetasin märgid, ja? -7, -1. CA on lõpp-punkt, C on alguspunkt. Lahutame. 1. Vot siin on vaja jälgida, ja? Väga hästi. -3. 2 miinus miinus 6. 4 ja 8. Nüüd me teeme tehed. Vektor S võrdub. Ma kirjutan niimoodi. Vektori AB koordinaadid kirjutan. Miinus 2 vektori DC koordinaadid. Pluss 0,5 ja vektori CA koordinaadid. Korrutamine on ees. Kõigepealt me teeme korrutamine. Neliteist miinus 2 pluss 2 ja 4. Nüüd ma teen tehet, ma võin korraga teha, ma võin kõigepealt lahutada ja pärast liita või korraga. Ma arvan, et korraga saab ka, aga me kogu aeg mõtleme selle peale, et me X koordinaadid koos teeme ja Y koos. Me ei tee nagu X ja Y-ga koos mingisugused tehed. Me ei korruta need, me ei liida, me ei korruta
no ühesõnaga mingisugused tehed omavahel me ei tee, me X-iga töötame eraldi ja Y-iga. -10 on X koordinaat ja 9 on siis Y koordinaat. See on siis vektori S koordinaatid. Liigume edasi. Tegelikult ma tahtsin üks ülesanne veel siin teha. Oodake, ma proovin teha siin. Ma kopeerin seesama. Lisan üks juurde. Slide. Kopeerin need. Teeme üks punkt veel. Teeme punkt 5. Meil on vaja vektori AB. Meil on vaja vektori DO. Ja meil on vaja vektori CA. AB ja CA oli juba leidnud. Ma vaatan need eelmised andmed. AB oli 2, 3, CA 4, 8. Aga DO vaja leida. O miinus D. 0 miinus 4. 0 miinus 4 ja siis 0 miinus 5. Siis miinus 4 ja 5. Leiame vektor R miinus 3. Vektor AB miinus 2. Vektor DO. Ja 0,5 vektor CA. Teeme korrutised. Nüüd koos. Neli on esimene. Miinus 15 on teine koordinaat. Vabandust,